Tere tulemast Keertrep kööki, taaskord väga meeldiv teid siin näha. Täna oleme siin kokku tulnud selleks, et teha pannkooke, sest meile esitati väljakutse Carlos Kolgi ja ta sõprade poolt. Täna meil on siis kokk vanglast Oliver Raias ja Aserbaidžaani toidugurmee Ilgar Kulijev. Ja täna me siis teemegi teile pannkooke, nii magusaid kui ka mahlaseid kui ka soolaseid. Me teeme esimesed soolased, ehk siis kana läheb pannile. Aga hakkame seda siis hakkima. Või teine on täitsa libe meil täna siin. Libe kana. Sa pead ikka hoidma seda kana nagu. Ja vaata nüüd, sa lähed ta sisse. Vaata ilusti kõigele. Kuidas sulle tundub, Ilgar? Okei. Mul on siin siuke pudel, siin sees on õli ja siin on nupp. Ja vaadake nüüd, kui ma nuppu vajutan, siis juhtub niimoodi. See on Itaalia kõrgem tehnoloogia saavutus. NASA töötas selle 3 aastat välja. Aga see on väga hea asi. Aga davai, paneme esimese kana siis pannile. Aga hea. Tahad ka panna ühte kana pannile? Klipiga. Pannkoogi taigin on nüüd sinnamaani, et on vaja lisada muna. Jah. Niimoodi lisame muna siin meie Keertrepi köögis. Oh mees, aga kus meie praktikant läks siis? Ma ei tea. Vaatasime, et meil need noored challengerid kasutasid käsi selle jaoks. Me oleme ikkagi next level vennad. Ega me mõtletut tööd ei tee. Nüüd on aeg lisada siis peamuna siia pannkoogi taignale ja ära segada ja siis ongi põhimõtteliselt pannkook pannile valmis minema. Ilusad ilmekad kanad on meil siin juba. Vaadaks seda. Kuule, aga praktikant tahab midagi mehist ka vahelduseks teha või? No okei, võtame siis seda kastet ja siis teeme talle eriti rõskelt tummiseks ja paetsid seda kuidagi appaidi. Kas tuleb ikka mahladeks teha siin kurgimahlad sisse? Ega me siis lihtsalt mehed ei ole. Tee ikka vahend puhtaks ka nagu. Hakka imema. Mehile. Kui kana on nüüd ilusti siin valgeks läinud, samamoodi nagu see kurgi ots siin on valge, siis tuleb panna see siia appaidi ootele. Mahlad juba jooksevad. Ja nüüd tuleb pann puhtaks teha ja siis saamegi teha neid pannkooke ka. Appaidin! No nii, siis nende videos me nägime väga ilusat pancake flippi ja vaatame, kas ma olen sama kõva vend kui nemad või mitte. Proovime. Palun trummi põrin. Bam! No problem. Nii lihtne see oligi. Mehi. Me teeme siis esimese pannkoogi veits solasema. Meil on siis pannkook siin. Võtame merevaiku. Määrime selle ilusti peale. Oota, ta rabeleb sulle. Hoia kinni vastavalt rahulikult. Nii. Mõnusalt kreemiaks, sest meile ikkagi meeldivad mahlased värgid. Pidigi minema ju tegelikult mehiselt. Selles mõttes, et laua peale ei läinud mitte grammigi. Mehine, see on nagu õigelt mehine tegelikult. Nii, ja nagu te näete, see sulajuust on mõnusalt kreemiaks muutunud, siis te võtategi selle kanasid, serveerite seda ka siia vahele ja opsti, tšut-tšut sibulat. Niimoodi. Oota, üks läks liiga palju. Ja nüüd tuleb see pannkook krulli keerata ja ei ole täna vangi täna. Siis järgmine pannkook on juba pannil, samal ajal ilusti serveerite siis oma seda värki-särki siin, panete opsti tiku sisse ja muidugi sellega on ka selline asi, et te saate selle tiku siin põlema panna ja nüüd teil on nagu küünal ja nüüd ma puhun selle küünla ära ja teil on võimalus nüüd soovida midagi meile, teile ja kõigile teistele, nii et soovige nüüd. See on hea Keertrepi pannkook, midagi pole öelda, noh. Vanglas nii häid ei saanud tegelikult, noh. Ja kuna me saime nii ideaalse kontuuriga pannkoogi, siis ma teen sellest kohe pildi ja panen üles. Mikael! Tegin pannkoogi täpselt pooleks, sellepärast et pannkoogid tuleb vahepeal pooleks teha. No nii, me saame nüüd ühe ilusa nunnu magusa pannkoogi siit.
paneme siia kindlasti jäätist ja siis me paneme siia marju nagu. Mis oli ülihea, et tegelikult see pooleks läks, sest nagu see mahub ilusti siia kaussi. Vaata, kui nunnud siis ja läheb ilusti need siia. Pole nii nunnud asja näinudki. Peale raafi. Usku. Ja kui jäätis hakkab siit mõnusalt pannkoogi külge ära sulama, siis võtad need külmutatud marjad ja kallutad siia need oppa peale. Ja meil on siuke hea eksootiline valik muidugi. Aga võtad siit seda valgupommi ja paned seda veel siia otsa niimoodi. Otsa, jaa, pane. Ja nüüd teil ongi siin täis kompott ja võite asuda sööma. Asuga Soome sööma. Nii, nagu te näete, meie soolased kui ka magusad pannkoogid said valmis. Kõht on juba maru tühi, tahaks neid süüa ja tahaks siis tänada Carlos Kolki ja tema kompaniid selle väljakutse eest. Ma olen enam kui kindel, et need tulid palju maitsvamad kui teie omad. Kuigi ma teie omas ei maitsenud, aga seda on kohe näha. Me panime ikka mõnusalt maitseaineid. Ja nüüd me hakkame mõtlema teile ka mingit challenge'it, aga kui teil on vaatajad mingi hea mõte, mis challenge me võiks neile teha, siis andke teada. Seni kaua me hakkame siin sööma, nii et head isu meile ja aitäh teile.